Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Täna ma mõtlen, et laseme teema valida kaartidel. Et pealkirjaks tuleb ilma teemata ja vaatame, mis see lugu tahab siin meil lauale tulla või mis informatsiooni tahab keegi meil edasi anda. Nii. Nii, see on siis üksteise aitamise, toetamise lugu. Võib-olla see on vihje rahalisele abistamisele, kuidas keegi võib-olla pidevalt aitab kedagi, ta suudab aidata seda, võib-olla keegi kogu aeg palub abi. Mingi rahaline toetus. Mis lugu see on, mis tahab tulla lauale? Siin on võib-olla lugu kellestki armastaja paarist äkki, kes tunnevad ennast koos hästi tugevalt, julgelt, aga nad on millegipärast üksteisest lahus. Nad ilmselt siis ei saa koos elada või elu neid kogu aeg viib lahku kuidagi. Võib-olla ongi siin mees, kellel on tugevad tunded, tõesti tugevad tunded kellegi vastu, aga kas see nüüd on uus inimene, kellesse see mees on armunud või tema teel on midagi täiesti uut, et inimene, kelles seda suhtub, kelles seda armunud on täiesti uus. Ja see võis ka juhtuda tööl olles, vot algul tuli meil mündid välja, tema müntide kuningas, siis on karikate baas, et äkki seal tekkisid tal tunded kellegi uue inimese vastu. Näitab, et siin käiakse, keegi käib siin oma teed, oma soovide järgi, väga palju palub, et ta soovid täituksid. Ja tal on väga tugev jõud manifesteerimiseks, kui ta ennast kokku võtab, siis see, mis ta teele saadab, päris kiiresti võivad täituda, oleneb, kui tugev on tema soovimisjõud. Ja siin on juttu ka mingist perest, keda tugevalt on mõjutatud nii, et see pere on lahku läinud. Sunnitud lahku minemine siin. Võib-olla keegi on isegi maagiat siin teinud. Siin ongi ka teiste aitamine, ise õppimine. Tahetakse õppida selgeks midagi uut. Teiste inimeste abiga saavad mingisugused asjad selgeks. Aga see nõuab edaspidi mingisuguste valikute tegemist, mis seda inimest, antud juhul naist, väga rõõmustab. Et mingi töö, mille ta ära õppis, kas või põhitõed on ju, et eks ta edasi peab ise valikuid tegema. Et see tegelikult rõõmustab teda, sest see inimene on ise hästi aktiivne. Nii, siin on ka lahkumine mingisugusest rõõmsast seltskonnast või suhtest või seal sõbrannast lahkuminek või tuttavast või kallimast lahkuminek, sest siin on pandi piirid ette. Võib-olla on siin riigipiirid, et on sunnitud ära minema oma perest, eks ole, sest mingid ranged nõuded esitati, et ta pidi sellest riigist lahkuma. Mis on kogu selle loo ühine nimetaja? Ma ei suuda aru saada. Ikkagi meesterahvas, kellel on tunded. Et ta peab lahkuma, kuna kellegi kuskil on sündinud mingi uus plaan, mis tuleb ellu viia ja sellepärast peab tema ära kolima või oma elukohta või töökohta muutma. Kas see on nüüd seotud lihtsalt mingi olukorraga, mingid uued seadused võeti vastu ja siis see inimene, see meesterahvas peab kolima? Või see on seotud kellegi naisega näiteks, et tahabki oma
armastatud naisega, kolid ära uude kohta, võib-olla ta ongi juba rase, on ju. Kusjuures see otsus tegelikult tuleks teha kiiresti, aga ei suudeta, sest ei taheta teha, seepärast see teeb väga haiget, see probleem. Aga öeldakse tõesti, et ruttu-ruttu kiiresti, et peab hakkama liikuma. Et mingi olukord hästi kiiresti, kus nõutakse kiiret otsustamist, sest kellelgi on vaja kuskile tõesti minna. Aga inimene ei taha seda otsust teha, sest see on talle nagu valus otsus, ta tahab nagu kinni hoida aega. Justkui ei ole võimalusi raha, et põgeneda ära maailma ja tõesti põgeneda, on ju, kuskile, aga lihtsalt ei ole raha. Võib-olla inimene tahabki minna kuskile maailma rändama või probleemide eest põgeneda, aga tal ei ole nagu piisavat raha, piisavat ressursse, et seda teha. Kogu aeg räägib mingist kuskile minemisest, põgenemisest, kolimisest. Ülempreest Rinna ütleb, et ta näeb mingisuguseid võimalusi, et asjad lähevad paremaks ja võivad hakata paremaks minema päris kiiresti. Et siin ei olegi olukord nii mustvalge, kui näib, et siin on mingisugused varjatud asjad ka võib-olla, mida igaüks ei näe. Aga olukord läheb paremaks. Mis olukorrast jutt käib? Valikutest, mis võib jääda illusiooniks, aga võib ka realiseeruda. See võib käiagi mingi suhte kohta mees ja naine. Et oleneb, mis valiku nad teevad, sellest oleneb ka, kas see läheb täide või mitte. Aga võib-olla see tähendabki raha juurde palumine kuskilt, et oleks veel vaja juurde, et vähe on raha. Vot ei teagi, mis siit veel tuleb. Keegi naine mõtleb hästi mingisugused sammud järgi. Ta kardab neid samme teha või seda uut teed minna, mis tal näidatud on, sest ta ei tea, kuidas see tegelikult läheb. Kas see läheb nii, nagu tema mõtleb? Kas lastakse niimoodi sellel asjal minna või mitte? Siin võib olla keegi kolmas osapool seotud sellega. Ikkagi nagu tööalaselt tuleb midagi ka välja, raha, kas materiaalsus või mingi tööalane valikute võimalus tuleb siia ja tahetakse valida kõige parem. Et kas siis sõbrad soovitavad siin, kas nad on nagu sõbrad siin või kuna ta on juba nagu seljaga, vaatavad tähtede poole, võib-olla on juba otsus tehtud. Kuigi valikuid on hästi palju, aga valitud on nendest üks, on ju. Võib-olla keegi kolmas oli siis nagu osapool või kes nagu juhendas neid, et mingi sinna näiteks, sõbrad soovitasid. Kuidagi ma ei... Ja siis keegi naine ütleb, et see on õige, seda peaks kas või juba lapse või laste pärast tegema. Et see on juba lapse või laste pärast juba õige tegu. Kas see, kellest siin jutt käib, kas siin on kindel paar, mees ja naine, kellest jutt käib? Kaks inimest, kes üksteist armastavad. Tõesti nad on nagu, jah, kas armumise faasis või ka nad väga-väga armastavad üksteist. Kas need inimesed siis kolivad kuskile või? Nurkade 10, see on tõesti valus lahkuda. Võib-olla keegi peab neist maha jääma kaotusvaluga, sest ei tea, kuidas see asi läheb, kõik on nii piiri peal, on ju. Kõik infot veel ei ole sellest teekonnast, et osad pirnid lähevad põlema, on ju, et oi, ma saan aru, aga osad pirnid ei lähe, on ju. Aga see teekond võetakse ette. Sellel on siuksed ebakõlasid, kus üksteisega ei suudeta nagu võib-olla kõiki asju ära selgeks rääkida ja ongi muretsemine. Kas siis nüüd minnakse koos või siis keegi nendest jääb nagu maha? Kas on tõesti sunnitud kolimine, teise riigi kolimine, midagi siin on? Mis veel lõpetuseks tahetakse öelda kogu selle ladumise teema peale? Ahaa.
Et see, et siin päike paistab, et ärge jookske selle vale peale, päike paistab ja näete, pärast upute siin vette ära, on ju kuu. Et kõik ei ole nii ilus ja valge, siin on ka varjatud asjad, aga see on nagu mingi vale. Keegi tahab teid kuskile lõksu meelitada. Kas on siis mingisugune idee fiks kellelegi, et tead, kui me sinna lähme, vot mis siis kõik olema saab. Aga selle pruugi kõik olla just nagu nii positiivne, seal on ka varjatud asju. Nii et mis iganes, kuhu kas see mees või see naine kuskile lähevad, seal ei ole kõik nii ilus. Seal hoiatatakse mingisuguse vale eest, mingi valetamise eest, võib-olla meelega petmine on ju, või midagi seal on. Sellepärast palju muretsetakse selle uue võimaluse pärast, aga samas sellest võimalusest ei lasta lahti, sellest hoitakse täielikult ikkagi kinni. Ju siis see otsus võetakse ikkagi vastu, see valik, kellel seal kuidas tuli, see valik tehakse, sest ta pidevalt on peas, seal mõtted käivad, ei anna rahu see uus valik, et ikkagi peab vist ilmselt ikkagi selle olukorra ära lahendama või kuskile minema. Et justkui ollakse tasakaalus, aga tegelikult on tohutu hingevalu, tohutud hirmud on, aga samas loodetakse, et võib-olla ikkagi nagu looja juhib sinna õigesse suunda mind või meid on, oleneb mitu inimest see läheb, on ju. Et muidugi hirm on mineku ees, aga samas üritatakse hoida ennast tasakaalus, harmoonias, rahuolekus ja loodetakse tõesti, et kõrgemad jõud ikkagi juhivad siin õigesse kohta välja. Vot rohkem ma ei oska rohkem selle teema kohta täna öelda. Kuidagi natuke segane tuli. Miks ta tuli, ma ei oska teile öelda. Et siit ei hakanud mingit kindlat lugu välja tulema. Noh, kui mulle lihtsalt tundus nii, võib-olla see oli tegelikult terviklugu. Aga võib-olla kellegi jaoks on siin kõik täiesti olemas elus, mida mina praegu siin räägin, on ju. See võib ka täiesti võimalik olla. Võib-olla teie saate väga hästi aru, millest mina räägin. Sest minule oli täiesti nagu puder ja kapsad see lugu siin. Aga võib-olla kellegi jaoks oli vägagi arusaadav info, millest jutt käib. Võib-olla mõni sai vägagi hästi aru, eks ole. Et justkui tahaks veel midagi lõpetuseks tõmmata kaardi. Ma tõmban lõpetuseks selle teemaga seotud kaardiga, ma isegi ei küsi midagi, sest ma nagu tahan midagi tõmmata, aga ma nagu ei küsi midagi. Ikkagi see teekond võetakse ette läbi oma hirmu, mis siis, et kardetakse, mis siis, et on hirm, et kuidas see läheb, aga teekond võetakse ette, juba praegu isegi ollakse teel ja ongi siis nagu armunud paar. Kas nad lähevad tõesti kahekesi siis kuskile sinna teekonnale, kus nad peavad asuma? Või siis läheb üks nendest. Vot. Et selline oli siis see lõplik info, mis ikkagi tegelikult kinnitas kõike seda, mida ma enne rääkisin. Et võib-olla see ei olegi nii väga segane lugu. Aga aitäh teile, kallid vaatajad. Pange like, kui teile meeldis. Kirjutage kommentaar, kui soovite. Uued tulijad, vajutage tellinuppu ja vajutage ka musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavituse, kui ma olen uue video üles laadinud. Ja ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.